tere tulemast Valguse Looja kanalile. Täna küsime kaartidelt, mida toob sulle oktoober 2025. Panin teile valmis 3 erinevat gruppi ning valiku tegemisel on täna abiks siis sellised poolvääriskivid. Esimeseks valikuks on angeliit, teiseks valikuks on roosakvarts ning kolmandaks valikuks ametüst. Kui vaja, võta hetk aega, pane video pausile ning tunneta, milline grupp sulle kõige paremini sobitub ja siis tee oma valik. Aga alustame siis tänase kaardi ladumisega. Nii, tere tulemast siis esimesele grupile. Sina, kes sa valisid selle inglite kristalli, milleks on angeliit. Tajun, et selline hästi ilus puhas energia ümbritseb sind. Ka selline inglite tervendav toetus. Sulle tuleb kõigepealt jõukaart, mis räägib siis sellisest tervendusest, ka sellisest andestavast tagasivaatest minevikusündmustele. Siin on siis selline naisterahvas, kes justkui oma hella puudutusega suudab taltsutada ka selle metsiku looma. See kaart ütleb, et sinus on rohkem jõudu, sinus on rohkem sellist enesekindlust, teadlikkust ja võimalik, et sa justkui oskad ka tervendada teisi. Nii, siis on siin sauade 4, mis ütleb, et võib-olla sa tähistad midagi nüüd lähitulevikus. Siin võib oluline olla ka siis selline sõprade ring, sõprade toetus, mingid olulised sündmused, võib-olla, mis on jah seotud millegi tähistamisega ja kuidagi sind ümbritseb selline elurõõm ja kergus. Et number 4 siis. Siin on ka rahutuvid, kuidagi selline ka sisemine rahu. Tuleb ka karikate 2. mis vihjab sellele, et väga olulisel kohal hetkel on ka sinu elus siis suhtedünaamika. Siin on siis selline imekaunis paar, kes vaatab teineteisele sügavuti silma ja silmad on hingepeegel. Siin on 2 karikat, mis on siis sõrmusega ühendatud, siin on justkui sügav hingeline side sul kellegiga. Et sinu elus on kindlasti praegult fookuses ka suhted ja suhte dünaamika, võimalik, et ka suhte tervendus. Tuleb ka päike ja siis tulebaas, ehk siis sinu ellu tuleb rohkem rõõmu, harmooniat, ühtsustunnet, heaolu. Siin on siis lapsed, kes hoiavad teineteisel käest kinni, justkui selline parem koostöö, naeratus tuleb taas kord huulile. See on hästi positiivse energiaga kaart, mis ütleb, et sind soosib nüüd tasakaal, sind soosib rõõm, sind soosib selline heaolu ja küllus. Võimalik, et tuleb ka mingit laadi sõnum, ettepanek sinuni, et baasid on veel sõnumitoojad ja siin on siis tulebaas, mis ütleb, et selline võib-olla kiireloomuline sõnum, kuidagi uuesti alustada, uuesti luua, midagi uuesti ära teha, justkui astuda see sammuke ja selline nagu taasloomise energia. Siin on ka sellist spontaansust, natukene sellist võib-olla ka pisut sellist lapselikku energiat, et midagi teha sellisel viisil, et sa ei peagi võib-olla teadma, et kuidas see samm astuda, vaid sa lihtsalt teed mingi otsuse, et okei, et ma alustan uuesti, ma loon teadlikumalt ja põhiline on see, et ma ei toppa ega seisa paigal, vaid ma lihtsalt usaldan elu ja elu kulgu ja astun neid samme nii-öelda parema lähituleviku suunas, aga võimalik, et ta tähistab ka sulle siin seda, et keegi teine võtab sinuga praegu ühendust. See võib ka tulla mingi pakkumine tööalaselt või igal juhul see on selline nagu positiivne suunamuutus. Nii, vaatame edasi. Ma võtaksin siia siis soovituse sulle romantika inglitelt. Suhte küsimuses, mida sa võiksid tähele panna oktoobrikuus. Palun selget sõnumit sulle. Sulle öeldakse, et ära heira ka sellist varjupoolt. Kui sa
millegist kahtled või kõhkled või kuidagi tajud sellist ebamugavat energiat, siis sellel on justkui ka põhjus, et pööra tähelepanu rohkem oma intuitsioonile, teadlikkusele. Siin suhtedünaamikas võib olla praegu segavaid faktoreid su elus, mis justkui piiravad või mis justkui tee ei ole päris avatud. Nii, vaatan siis ka haldjatelt siia mõne soovituse. Oluline on see tunne, et armastus on kestev ja tõeline, et kestva armastuse kaart ja siin lisasõnum, et see on tõeline armastus. Ja sul on nagu vaja hetkel rohkem pöörata tähelepanu võib-olla sellisele teadlikule elu juhtimisele, manifesteerimisele ja manifesteerida seda õiget kogemust ja õige kogemus jõuab peagi sinuni. Fookus justkui sellisele nagu manifesteerimisele, et sa lood ja sa lood väga julgelt, väga teadlikult ja sul on oskus minna siis ka justkui usaldusse, et õige pea see on sinu ja just see õige ja see tõeline armastus. Et tõeline armastus, mis viib sind selle kogemuseni, kus sa tunned, et see ongi sinu unistus, mida sa oled soovinud ja vikerkaared on taaskord justkui väljas, justkui selline toetus, kaitse ja justkui see tõesti see naeratus tuleb taaskord huulile, unistuste täitumise kaart. Et oktoobris võimalik, et manifesteerub su ellu siis midagi, mida sa oled juba nagu oma ellu kutsunud sellise ilusa unistuse näol ja see on seotud just ka sellise nagu armastuse puhul sellise nagu kestvusega, püsivusega, turvatundega, lojaalsusega ja selliste teemadega, et ma tajun seda, et su intuitsioon on õige. Sa oskad ka nii-öelda tajuda seda, kui sul on vaja vahest võib-olla see sammuke tagasi astuda ja võib-olla mitte olla nii väga tormakas ja luuagi enda sees seda nagu maandatust või sellist turvatunnet. Et sa lähed järjest lähemale oma unistustele ja armastuses kindlasti tuleb midagi ilusat. Et siis oktoobrikuuses ja vaatame haldjatele lisaks ka peainglitelt soovituse oktoobrisse. Kuukaart, peaingel Aaniel. Siin on nimekaunis naisterahvas, kes oskab kuulata oma intuitsiooni, võimalus oma plaane täiustada. Täpsete juhiste saamiseks kuula siinkohal tõesti oma siis sellist sisemist tarkust, seisa oma hirmudele vastu ja saa veel tugevamaks. Sul on oskus elutõusude ja mõõnadega hakkama saada. Sul on oskus tegeleda ka iseenda selliste hirmudega, võib-olla ka piiravate uskumustega, varjupoolega. Küsi endalt, mis on need sinu hirmud, mis on üles kerkinud, millega sa peaksid võib-olla rohkem tööd tegema. Et siin on jah sellist nagu ka justkui sellist tõusu ja mõõna. Ja võib-olla tõesti väga suuri emotsioone, et sellist ka liiga emotsionaalsust tuleb selle kaardiga esile. Võib-olla ka natuke sellist ülemõtlemist ja et ole ikkagi maandatud. Sinu selja taga on ka peaingel Aariel, ehk siis materiaalses plaanis soosib sind ka edu. Sul justkui tekib mingit laadi siis rahalisi vahendeid, kuidagi mingit sellist toetust ilmselt sa saad. See muutus võib tulla ka töökohaga seoses või siis koduga seoses.
kuidagi sind soosib edu, et selline materiaalses plaanis väga külluslik uus algus tahab su ellu tulla, ehk siis Aariel ja Äss ja peaingel Aariel ongi selline hästi maineingel, justkui töö, tervis, karjäär, edutamine, kõik sellised teemad on ka aktuaalsed. sul võib olla ka hirme nende muutuste ees, sest siin kõrval on tõesti see kuu, et ära karda muutuseid, mis on seotud siis ka rahaasjadega, et külluslikud vahendid on sinu poole juba teel. Ja see kaart räägib ka sellest, et ka turvatunne tuleb su ellu. Selline mainemast siin, mis soosib turvatunnet ja tugevamat vundamenti siis. Nii, võtan veel ühe kaardi sulle siia siis. Nii. Gabriel 9. Jää pühendunuks ja liigu edasi. Ole siinkohal valmis ka igaks uueks võimaluseks. Et ma tajungi tegelikult, et sa teed seda, isegi kui siin on sellist võib-olla mingis osas väsimust, tüdimust, aga sa jääd alati pühendunuks ja sinu selline kannatlikkus tasub ennast ära ja universum soosib sulle mingit laadi uusi võimalusi. Peaingel Gabriel on selline ingel, kes ka julgustab, annab sellist nagu motivatsiooni juurde ja loobki sinus ka sellist teadlikkust, et sa tahad uuesti alustada või jäädagi nagu pühendunuks oma soovidele. Nii, et sa ei anna nagu alla selles küsimuses. Vaatame siis siia veel juurde väikese ingli kaardid. Nii, mida siit tahetakse öelda oktoobris? Mis ootab? Esimene grupp. Millegipärast sa kipud praegu üle mõtlema. Julgelt ja kindlalt edasi. Siin võivad olla mingid laadi tülid, mis on toonud sulle pahandusi, aga need ei kesta kaua. Mingid laadi võib-olla vaidlused, närveerimine, ülemõtlemine, võib-olla ka sellist unetust on olnud siin. Siin soosib tunnustus, sulle tuleb ka võidukaart, selline õnn, seltskondlikkus, ka uued tutvused, võib-olla sa reisid rohkem, aga päris kindlasti hakatakse sind märkama rohkem. Et elu toob sulle uusi võimalusi ja toob sulle mingis küsimuses ka sellise võidu. Küsija sulle antakse, ehk siis ruutu 9 on sellise võib-olla ka kellegi jaoks küllusliku vallalise energia. Küsija sulle antakse mingit laadi siis uus võimalus ja ta on üleüldise külluse kaart ka ikkagi, et sind nagu justkui ümbritseks selline külluslik aed ja head võimalused. Mingi vana tsükkel tahab siin läbi saada, sest meil on siin lausa 2 9 ja tuleb ka siis ruutu 4, mis räägib tugevatest alustaladest, kindel edukus ja tasane kasv. Ja siin on ka selline sügisene energia, viljapead ja tahaks öelda sulle seda, et sind soosib ka armastuses edu, täiuslik õnn ja armastus, viljakus, vastus on jaa. Et siin on tulemas selline kindel jah ja ma olen tegelikult praegu täiesti hämmingus, kui palju on siin kaardiladumises praegu 9-id. Siin on 9, siin on 9, siin on 9 ja siin on ka siis meil see Gabrieli 9. Tohutu potentsiaal mingi vana tsükkel ära lõpetada ja mitte enam korrata mingit vana mustrit, mis pole olnud sinu suurimaks hüvanguks. Et kogeda sellist täiuslikku õnne, armastust ja justkui tõesti emotsionaalset küllust. Et siin on ilus paar siis ja vastus on jaa. Ja ma võtan sulle ka siis valguselu ja sõnumi siia lõpetuseks. Nii, esimene grupp, palun kindlat sõnumit. Lase lahti. Õnnistama südant, tee ruumi uuele energiale. Universum toob sulle tagasi selle või midagi veel paremat. Väga oluline on teha oma südamesse vaba ruumi, sest siis saab universum toimetada sulle vastava kogemuse, kui sa oled sellele avatud.
koduga seotud teemad võivad tõesti olla fookuses, armasta oma kodu külluslikkust, loo puhtust ja selgust ümber enda. See aktiveerib sinu elus ka armastuse ja külluse siis sellise energiavoo. Ja praktiseeri siinkohal ka kindlasti tänulikkust. Pane need lilled vaasi, korrasta midagi enda siis selles keskkonnas, kus sa oled igapäevaselt, et luua sellist positiivsust ja positiivne aura ümber enda. Nii, midagi tahtis siit juba pudeneda. Ja kiirga endast siis välja ka sellist armastust, lahkust, rõõmu, ole killuke päikest igas päevas, leides endas üles ka sisemise laps ja ka selline sisemise lapse tervendus, et elu ei pea alati nii keeruline olema. Võib-olla sa tunned, et sa tahaks ka vahest rohkem nagu olla selline mängulisem ja katsetadagi võib-olla uusi asju, avastada maailma justkui rohkem sellist nagu lapse kingades, on ju, et usalda protsessi, usalda elu, usalda seda, et juba oktoobris soosivad sind sellised kodutööteemad ja kuidagi see omakorda siis aktiveerib ka sinu elus siis selle armastuse voo, mis toob sulle siis suhte tasandil siis sellist rõõmu ja kellegilt siin tuleb selline positiivne vastus, et vastus on jaa. Nii, esimene grupp, et sina, kes sa valisid siis selle angeliidikristalli, et sind ümbritseb praegu selline nagu, võiks öelda isegi ingliaura. Võib-olla sinu energia on hästi selline magneetiline, inglilik, kuidagi aldjalik, et midagi on sinus väga sellist positiivset, aga sinu hing nagu on võib-olla natukene siin komistanud või haiget saanud või sul on mingisugused hirmud kuidagi üles kerkinud, et ole natukene julgem ja näe elu siis sellises nagu armastavas võtmes, et siin on tulemas midagi hästi positiivset ja ka sellist tõesti hinge tasandil sa koged midagi hästi sügavuti ja see loob sulle uue sellise positiivse noodi, et see annab ka sulle sellist nagu justkui uut lootust luua ja teadlikumalt siis manifesteerida. Et hästi huvitav energia tegelikult, et mingi vana tsükkel sul tahab läbi saada, et sa liiguksid paremale justkui ajajoonele ja ületaksid endas mingid barjäärid või blokeeringud. Et ole sellele siis avatud. Aitäh sulle siis esimene grupp, sina, kes sa valisid selle angeliidikristalli. Nii, liigume edasi järgmise valiku juurde. Korjan ruttu siis kaardid kokku. Nii, teile tulemast siis teine grupp, sina, kes sa valisid endale roosa kvartsi. Roosa kvarts on siis sellise armastuse kristall, mis on hästi selline pehme, kerge, mõnus. Rääkides armastusest, tuleb sulle siin tuuleelemendi äss, mis tähistab ka sellist kirglikku uut algust. Siin on üks liblikas. Liblikad tähistavad transformatsiooni, muutust, avardumist, justkui mingisugused muutused ja sa alustad hästi kirglikult taaskord. Sul on ka sellist nagu hästi sellist palju nagu avastamise rõõmu kuidagi sinus, et sa tahadki uuesti luua, sa tahad uuesti alustada, sa tahad kogeda midagi väga sellist kirglikku. Midagi on ka sinu südames veel, justkui hokas, mis võib-olla natukene piirab. Võib-olla ühel päeval sa tunned, et sa tahad olla hästi selline avatud uutele võimalustele, järgmine päev võib-olla sa natukene kurvastad rohkem ja mõtled mingisugusele võib-olla mineviku sündmusele, mis on sulle haiget teinud ja sa kuidagi oled praegu ikkagi oma südant tervendamas. Sest siin tuleb meil ka mõõdukuse kaart, et ühes peekris on nii-öelda siis tuli, teises vesi. Siin on ilus ingel, kes tasakaalustab, kes tervendab, kes loobki harmooniat, ühtsustunnet, vikerkaar on väljas. Täpselt nii kaua justkui tegeletakse siin elus erinevate vastuoludega, kuni ka sa saavutad endas selle sisemise mõõdu, tasakaalu ja just enda sees, et sa ei saa muuta teisi, vaid sa saad muuta iseennast.
olles ise paremas tasakaalus, teadlikus sellises energias, oled sa nagu justkui tõesti selline nagu saavutanud selle mõõdu, et kõike mõõdukalt, kõike siin elus mõõdukalt, et sa ei pea nagu üle pingutama, et siin on selline ilus tervenduse energia. Tuleb ka siis müntide kuningas, meesterahvas, kellel on oluline tema töö, tema karjäär, tema mündid, siin on justkui selline hea pereinimene, kes on hästi selline pühendunud, meesterahvas tõesti, kes oskab ka oma karjääriredelil nii-öelda edu saavutada, et siin on selline kuninglik energia, kuninga energia, et tähemärkidest hetkel siis sõnneitsi kaljukits tuleb läbi, et võta see, mis õige tundub, igal juhul väga ilus positiivne energia, mis tähistab ka sellist võib-olla siis sulle mingit laadi ettepanekut nagu luua turvaliselt, kas siis ka suhte tasandil, et kuidagi selline hea pakkumine, suuremat sorti nagu lojaalsus või selle nagu kinnitamine, et keegi tahab sulle pakkuda turvatunnet, heaolu. Tuleb ka ülemperest rinna. Ülemperest rinna räägib sügavatest spirituaalsetest teemadest. Siin on siis selline hästi müstiline naisterahvas. See räägib ka hariduste jätkamisest, enda sisse vaatamisest ja ka sellisest vaimsest kasvust siinkohal. Siin on üks väike must kassike, see tähistab ka sellist nagu iseseisvust või tõesti sellist nagu müstikat, maagiat, väga sügav naisterahvas, väga sügav ja teadlik. Et ütleks nii, et ka selline eeskuju. Naisterahvas, kelle suhtes tekib ka selline aukartus või nagu lugupidamine, just seetõttu, et on väga sügav ja väga, väga müstilise loomuga. Vaatame siis edasi, et nii, ma võtaksin siis sulle soovituskaardi romantika ingritelt. Mis ootab ees suhte dünaamikas või mida sa võiksid tähele panna? Sulle soovitatakse suhtele võimalus anda. Just kui tööta selle suhte nimel, siin on ilus paar, kes on siis sellises suuremat sorti tegelikult usalduses. Siin on selline hoidmine ja neid ümbritsevad just kui inglitiivad. Tööta partnerluse nimel. Märka, mis selles inimeses on head, mis on temas positiivset. Oska näha just neid positiivseid noote, neid tõelisi värve. Nii. Ja siin toimub selline hästi sügaval tasandil nagu armumine või ja kuidagi see mõistmine nagu selliselt nagu äkitselt, et jah, see on õige, see tunne on õige, see inimene on õige, kõik on nii õige, aga siin ümber selle suhte dünaamika on ka väga palju sellist spirituaalset kasvu ja personaalset arengut, et selle suhte teekonnal võib olla siis praegu taipamine, et tegemist võib olla sinu siis kaksikleegi või kaksikhingega, sinu hingepeegliga. Ja siin toimub ka selline äratundmine, et see on hästi selline sügav side, kus on siis seotud keha, hinge, meele tasand. Ja selle suhtega siis ka kaasnevad väga sügavad elulised õppetunnid, mis sind isiklikul tasandil väga jõuliselt arendavad ja samamoodi seda teist poolt. Et väga huvitav on tegelikult see, et siin on hästi mitu kaarti, mis vihjab sellele kaksikleegi teekonnale, et selleks on siis nii mõõdukus siin, kui siis ikkagi siin ka see haldjakaart ja ka selline jumalik naisprintsiip, naisterahvas, kes võib olla siis justkui selline spirituaalne õpetaja või ja siin on selline nagu suunanäitaja, et ehk siis nii-öelda see dünaamika, et on olemas õpilashing ja õpetajahing ja toimub ka selline tõukumine, põrkumine ja eraldumine ja siis jälle nagu antakse taaskord sellele suhtele võimalus ja parandatakse justkui enda sees neid hingehaavasid ja see inimene tuleb sulle jah siis
siin kajastama, et sa hakkaksid veel rohkem vaatama, mida see suhe sulle peegeldab sinus endas. nii, ja vaatame siia siis ka peainglitelt soovitusi oktoobris. Rahvali kuninganna, lahke, mõistev, suuremeelne, sensitiivne naisterahvas ja sinu ümber on siis ka tõesti selline armastus ja lahkus. Sa kuulad oma südant, sa armastad oma kodu ja sa usaldad oma intuitsiooni ja kuidagi siin on sellist ka peaingel Rahvali kohalolu, kes on siis tervenduse ingel. Tuleb sulle ka Gabrieli 7, mis räägib sulle sellest, et sa võiksid jääda nii-öelda iseendale kindlaks, säilitamaks sellised tervislikud piirid, seisa selle eest, mis on sulle oluline, ole siinkohal enesekindel ja leia üles ka oma isiklik jõud. Et siin on siis see naisterahvas siin väga kindlalt sadulas, isegi kui taamal lööb välku. Ta teab, et ta püsib seal sadulas, ta liigub oma eesmärgile järjest lähemale ja ta ei tagane oma soovidest, et selline piiride seadmine ja hoidmine on ka siis oluline. Sa hoiad enda piire ja sa teed seda selles mõttes väga selliselt oskuslikult ja sulle tuleb ka tule 2. Tee julgeid samme, ambitsioonikad valikud, suur edu võimalikkus, olulised on suhted inimestega, kes jagavad sinu nägemust. Ja siis tule 2 tegelikult räägib ka selle yin ja yang energiate balansseerimisest iseenda sees ja duaalsusest, partnerlusest, et ka julged ambitsioonikad valikud, suur edu on võimalik ja justkui tõesti sind ümbritsevad just sellised inimesed, kes jagavad sarnast nägemust, kes usuvad sinusse, kes näevad neid asju sinuga sarnaselt. Ja see räägib tegelikult uutest algustest ka, et see on selline tõesti lävepakul seismine, soov uuesti luua, uuesti alustada ja uue alguse kaart siin siis. Et oktoobris sind soosib siis uus algus. Sa kuidagi võib-olla, kui sa oled hetkel näiteks kuulamas seda, sa võib-olla tõesti avastad endas ka selliseid sensitiivseid võimeid, võib-olla sellist sügavamat sorti empaatiavõimet, et sa nagu oskad kuulata oma südant, samas säilitades ka enda väärikust ja enda sellist terviklikkust kõige selle juures. Ja ma võtaks siis siia juurde, nii, ma mõtlen, mida ma siia siis võtan. Nii, ma võtan siia siis ikkagi samamoodi nagu eelmisele grupile väikese ingli kaardikesed. Nii. Number 4. Armastus ja sõprus, mis püsivad kõikide elutormide käes. Kõik puhkab taaskord õide, nagu ma märkan siin. Siin on selline kevadine energia, need õiepungad, siin on see õiepung, mis on õide puhkemas, rahu, harmoonia energia. Number 8, siis armastus esimeses silmapilkus, kiindumine, armumine. See võib täiesti ka romantilist ettepanekut sulle. Mõtle, õpi, kaalu. Jälle meil on see tule 7. Kindlasti on oluline jääda endale ja oma tõekspidamistele nii-öelda truuks. Siin on ka selline mõtlemise, õppimise ja kaalumise koht sinu elus praegult. Ja tule parem koostöö sünd perekonnakasv. Siin on 2 lindu siis, luiged. Nad tõusevad veepinnalt lendu, nad teevad koostööd. Ja luigad on linnud siis, kes moodustavad paari
eluks ajaks, nad on väga lojaalsed kaaslased selles mõttes, et siin on selline sügav side ja hea koostöö tuleb. Võtame siis ka valguselooja soovitused sulle. Sinu hingetee ja armastustee ühtivad sinu missiooniga. Võta see katsumus vastu, sinu hing on valmis selleks kogemuseks. Sa oled teemant, mida on ajas lihvitud. Nüüd särad sa täies hiilguses, sa oled armastuse kehastus. Kõik need kogemused on viinud sind tänasesse hetke, kus sa mõistad, et sinus on midagi väga erilist. Et sinus on selline sisemine sära. Ja seda on tõesti ajas lihvitud. Kõik need tahud on sinus välja lihvitud, et sa saaksid särada. Ja sinu hinnalisus saab välja paista. Tunne, kuidas universum toetab sind ja sinu valikuid, armastus võidab, lahkus toetab. Sa oskad elu usaldada. Ja siin on duaalsuse partnerlusega seotud sõnum, mis räägib siis meile praegult siin hingepartnerist. Sinu hingepartner ootab sind, sa tead, mida sa soovid ning hääldad ning sinu süda on avatud armastusele. Ja sõrmused tegelikult tähistavad ka liitu ja kuulumist ja sellist pühendumist sulle siin. Ilus kaart. Et jätka oma teekonda, jätka justkui ka enda sellist sisemist arengut, eneseväärtustamist, eneseteadlikku sellist elujuhtimist, kõike seda. Ja alati sa saad luua veel paremini. Alati on võimalik enda sees veel leida veel paremaid lahendusi, kui need senini on sinuni tulnud, on ju. Aga siin on ka oluline ikkagi see, et sa ei saa alati nagu kõike, kuidas ma ütlen, et sa pead nagu mõistma ka seda, et kui võimas on siis armastuse jõud, kui võimas on lahkuse jõud ja just see enda sisetunne, südametarkus ja taipamine, et elu kannab, elu toetab, elu alati juhatab paremale rajale. Ja sa lihtsalt sära täies hiilguses. Siin on mingid laadi katsumused sul, aga sa ületad need, säilitades enda sellise väärikuse ja väärika jõu, isikliku jõu ja tervislikud piirid. Nii, aga selline tuli praegult siis meil teise grupi ladumine, et natukene selline sügavam teema, mis justkui vihjab kaksikleegi teekonnale ja seal ongi üsna palju selliseid konarlusi, hingelisi õppetunde. See teekond on keerukas mõlemale siis osapoolele, aga siin hetkel on ka selline tervendus ja tervendus ümber teie selle suhtedünaamika ja sa lood ikkagi läbi armastuse, mitte läbi hirmu. Ja siin on ikkagi vihje sellele, et siin on see liidukaart ja sõrmused ja pühendumine. Et kuidagi soov ikkagi pühenduda teineteisele, nii ma tajun, ja teha paremat koostööd. Et nagu tööta selle suhte kallal või suhte dünaamikaga. Ja muutused saavad alguse sinu enda seest, et sa ei saa justkui teist muuta, vaid muuda kõigepealt iseennast ja siis see teine inimene tegelikult peegeldab sulle kõike siis sellisel puhtal kujul. Nii, et selline tuli siis teise grupi ladumine. Sina, kes sa valisid roosa kvartsi, kindlasti on see armastuse jõud praegult ümber sinu ja sa oskad seda ilusti siis enda kasuks nagu tööle panna. Nii, aitäh siis teisele grupile ja liigume edasi järgmiste valikute juurde. Ja meil on siis täna üks valik veel ja selleks on siis ametüst. Nii, tere tulemast siis kolmandale grupile, sina, kes sa valisid ametüsti kristalli. Ametüst on selline hästi rahustava energiaga kristall, toob tagasi sellise meelerahu, õpetab siis justkui enda sisse sügavuti vaatama, enda intuitsiooni rohkem kuulama, aktiveerib sinus sellist energiat. Kõigepealt tuleb sulle siis müntides 7, mis räägib siis sellisest
kannatlikkusest ja sellest, et sinu ellu tuleb veel saagikoristuse aeg. Midagi on veel vaja noppida, võib-olla mis on veel hetkel justkui pooltoores, et sa pead veel natukene ootama, et need magusad viljad nii-öelda noppida. Et kannatlikkus tasub ennast ära. Tuleb ka müntide rüütel. Keegi liigub sinu suunas väga sellise läbimõeldud ettepanekuga, väga kindlameelselt. Siin on siis meesterahvas, kes on selline hästi tasakaalukas, võib olla sinust noorem. Et samas ta võib ka tähistada sulle tõesti siin materiaalses plaanis mingit edu, et tegelikult ka müntides 7 võib öelda, et tuleb selline viljakam aeg, et sa oled kuhugile investeerinud või ja sa nagu ootad tõesti, et see hakkab nagu vilja kandma. Ja maaelement siin hetkel nagu on selline üsna rahulik energia, et ilmselt siis oktoobris on siis selline rahulik aeg. Sul võib olla mingit laadi siis selline piiratuse tunne või tunne, et ümber sinu on ka mingid laadi piirid või et sa ei oska sellest nagu piiratuse nagu välja rabeleda, et see võib olla, sa tunned, et sa oled justkui ennast ise nagu nurka ajanud ja sa ei tea, kuidas seda olukorda lahendada või kuidas sealt välja rabeleda. Et see tähistab piire või piiratust ja võimalik, et isegi mingis osas tõesti selliseid piiravaid uskumusi, mis tegelikult ei lase sinul edasi minna, et ainsad müürid on sinu peas. Et milles sa kahtled või milles sa kõhkled, mis piirab sinu edu praeguses ajahetkes. Küsi endalt seda, et mida sa ei näe, miks sa närveerid, miks sa mõtled üle. Jah, et siin on see 8 ja 9, et tegelikult siin on 7, 8, 9 on ja, et mingisugune eluperiood, mis on sulle põhjustanud sellist võib-olla hingevalu, muretsemist ja raskemaid aegu. Sul on nagu võimalik tegelikult sealt välja rabeleda, sest tegelikult valgustunneli lõpus on olemas. Aga anna justkui see kahetsus, süütunne kõik üle oma inglitele, vabasta endast mingisuguseid ebavajalikke emotsioone ja usu, et see valgus tõesti tunneli lõpus on olemas. Sulle tuleb ka siis müntide kuningas, meesterahvas, kes on väga hea ja lahke, suuremeelne, küps energeetiliselt siis, et tal on oluline tema töö, tema kodu, tema mündid ja see meesterahvas tegelikult oskab pakkuda turvatunnet ja ta on selline hästi hoidev, mitte, et tal ongi oluline sellised nagu pereväärtused ja kõik, et ta on oma olemuselt väga südamlik ja lahke. Ja ta oskab ka edu saavutada, et siin võib olla selline ka kellelgi selline kasvamine, et siin on kõigepealt see rüütel, siin tuleb see kuningas, et toimub selline progress, muutus, et selline liigutakse edasi sellise nagu küpsema energia poole. Siin võib olla kellelgi mitu erinevat inimest, siin on selline nagu rüütli staatuses meesterahvas, natuke nooremapoolsem, samas siin on selline pisut siis selline kindlameelsem, teadlikum, küpsem energia, meesterahvas, kes on juba justkui elus midagi saavutanud, kellel on ka sellised materiaalsed väärtused, mis on tal saavutatud sellise nagu tugeva töö tulemusena. Ja siin võib materiaalses osas tegelikult tulla edu. Midagi on nagu väga blokeeritud ka, et ütleme, siin on nagu selline võib-olla hinge tasandil, südame tasandil on siin hetkel nagu väga palju piire või piiratust. Ma võtan täpsustava kaardi siia ja vaatame, mida siis on oodata armastuses või mis on see soovituskaart sulle. Spirituaalsed õppetunnid, väga sellised sügavad õppetunnid, nagu spirituaalne kasv on teemaks.
nii, võtame veel mõned kaardid, võtame haldjatelt ka. siin võivad olla mingisugused usulised meelsused või kuidas ma ütlen, et erinev mõttelaad, et üks on hästi ratsionaalne, võib-olla teine rohkem selline spirituaalne, kuidas seda nagu aktsepteerida või midagi sellist võib siin praegult ka olla. Tuleb mingi tädi kingitus kellegelt eriliselt. See võib olla ilus eriline hetk. Kerge puudutus tähendab väga palju. Armastuse keel kui selline on füüsiline puudutus, võib-olla selline kerge kallistus, teineteise hoidmine, käest kinni hoidmine, et see on selline nagu märksõna. Aga siin võib olla ka suur eraldatus teineteisest. Suhte küsimuses võib olla aeg maha võetud ja te olete nagu eraldi, võib-olla siis teie vahel on kas siis distants või emotsionaalne distants, aga igal juhul on nagu aeg maha võetud selles küsimuses. Aga samas ma tajun sellist igatsemise energiat, teineteisele mõtlemist ja justkui see nagu soov kogeda seda nagu kerget puudutust ja pakkuda kuidagi teisele ka sellist nagu kvaliteetset aega ja ilusaid hetki. Siin võib tulla see nagu kingitus kellegilt eriliselt sulle. Ole siis avatud selleks, et isegi kui siin on eraldatust või aeg maha võetud ja see tundub võib-olla sulle nagu kuidagi ilmvõimatu, et siin on seda ülemõtlemist, nerveerimist, et tegelikult asjad liiguvad paremuse poole. Pakkumine, ettepanek tuleb sinu suunas. Vaatame edasi. Võtan sulle siis ka soovituse peainglitelt. Nii, 3. grupp, palun sõnumit. Vau, sulle tuleb maagikaart. Ma tajun seda, et sa võtad ohjad enda kätte. Siin on peaingel Raachel, et nii-öelda sa saad oma ellu tuua seda, mida sa soovid. See, mida vajad, ilmub imeväel. Edukad uued algused. Sa oled oma elu võlur. Sul on nii-öelda justkui võimalik midagi uuesti luua. Number 1 tähistab uut algust, maagilist uut algust sulle. Midagi head tahab tulla su ellu. Sa kutsud seda juba praegu enda ellu, kui sa seda videot siin kuulad. Ja oktoobris on see võimalik, et see realiseerub. Ma olen hämmingus. Sul tuleb 2 korda järjest üks ja sama kuningas siia, ehk siis see maaelemendi kuningas. Et siis maaelement tähemärk Sõidneitsi kaljukits. Edukas, stabiilne, elukogenud, võimukas. Nagu meesterahvas, kõik läheb plaanipäraselt. Siin läheb selles mõttes ka plaanipäraselt, kui sa küsid võib-olla rohkem töökohta, et tööalane edukus, rahaline edutamine ja ka vahendite arukas kasutamine. Ja võimalik, et keegi nagu toetab sind. Siin on selline justkui võib-olla kellelgi ka selline isa eeskuju või selline isalik toetus. Nii ma tajun. Väga suuremenne ja lahke selline meesterahvas, et siin kaardil ma näen just kui sellist hästi lahket naeratust. Ja peaingel Haaril ongi selline maineingel, kes siis toetabki töö, tervis, karjäär, edutamine, kõik sellised nagu teemad. Siin võib olla natuke su ümber ka sellist segadust või mingit konflikti tõesti, see olukord ei aita sind. Lase lahti siinkohal klammerdumisest ja klammerdumisest ka tulemuse külge ja kaalu siinkohal inspireerivamat lähenemist. Mis sind inspireerib või kes sind inspireerib ja
ja tuleb pakkumine, tuleb hea uudis sinuni, et baasid on sõnumitoojad. Järgi siinkohal oma kirge, ole valmis mis tahes väljakutseks ja seiklusrikkad uued võimalused on sinu poole teel. Sa astud edasi, julgelt edasi ja sa manifesteerid teadlikumalt, sa saad oma ellu tuua uusi põnevaid väljakutseid ja võimalusi, aga sa pead justkui ka väärikalt taganema mingit laadi olukorrast või konfliktist, mis sind enam ei teeni. See müntide kuningas kuidagi nagu toob ka siia ikkagi seda, et võimalik, et sa iseendas ka maandad väga palju või sa enda sees ka lood sellist nagu turvatunnet ja teadlikkust ja sinus on see küpsus, et kuninglikkus, isegi kui sa oled naiskuulaja, et sinus on sellist väärikust ja et sa ei pea ilmtingimata ise olema see kuningas, aga see kuninga energia igal juhul peegeldab siin sellist nagu väärikust. Vaatan siia siis ka väikese ingli kaardikese oktoobrikuus, mida siis on oodata. Vau, peidetud sügavusega sarmikas naine, arukas ja helde vaimne õpetaja. Siin on naisterahvas, kes on justkui selline vaatleja. Temas on väärikust, tasakaalu. Tuleb see potiviis, see sama kaart on siin. Pisarad tuleb välja nutta, vajadus olla sügavuti aus. Duaalsuspartnerlus siin, 2 kassikest, vaprus, visadus, impulsiivsus. Number 2 tähistab ka duaalsust partnerlus siin tulevad uued võimalused, uued algused ja võib-olla praegult on sulle siin ikkagi soovitus panna rohkem tõesti oma tervisele, olla paindlik, võib-olla enda eest rohkem hoolitseda, enese väärtustamine ja enese nii-öelda sellise nii vaimse kui füüsilise tervise nagu väärtustamine. 2 viite tuleb siin, et selles mõttes 5 meil on nagu muutuste energia, aga mõnikord need muutused on nagu meile endale ka nagu ebamugavad või me kuidagi kardame muutuseid, sest me oleme harjunud justkui sellises mugavustsoonis olema. Et nüüd need muutused tulevad, aga ära karda uusi võimalusi, et siin on see, et sa oled vapper, sa oled visa ja sind nagu tõesti soosivad need võimalused, uued algused, sinus on ka sellist spontaansust ja kirge uuesti alustada. Samas ma näen ka seda, et sind nagu iseloomustab selline peidetud sügavus või šarmantsus, et sinus on olemas tõesti selline küpsus ja sa oled väga arukas kõige selle juures ja võimalik, et tõesti ka vaimne õpetaja või teejuht või näitaja ka teistele. Vaatame siis siia veel valguselooja siis sõnumid. 3. grupp. Ilus paar tuleb. Sinu sihikindlus viib sind nüüd suuremale pühendumisele armastuses. Peagi on oodatud taasühinemist ja romantikat. Ingli suleke. Pööra tähelepanu märkidele. Universum saadab sulle vihje, võta seda kingitusena, vaid sina tead, mis sind nüüd ees ootab. Selline õhkõrn suleke. Tähistamaks sulle siis sellist kõrgemate jõudude nagu kohalolu toetust ja seda, et sa oskad näha märke ja sünkroonsuseid. Andestamine tervendab, luba mineviku teemadel nüüd lahustada, sinu hing on sellest kogemusest õppinud ja sind ootab uus võimalus. Õpi andestama iseendale, enda vigadele, õpi andestama teistele, et sina saaksid luua kergust. Ja millegipärast siis oktoobris tõesti tahetakse sind nagu suunata sellisele külluse rajale, justkui soovitatakse selliste materiaalsete teemadega rohkem tegeleda, et armasta elu külluslikkust, maagilised õnnistused jõukuse näol on nüüd sinu poole teel. Soodne hetk alustada tööd mõne uue projektiga, et alustada uuesti, panna midagi kasvama, võib-olla kuhugile investeerida, kuhugi panustada ja justkui
mingi selline uus positiivne algus sellise jõukuse näol on ka sinu poole teel. Et ma võtan siis selle 3. grupi ladumise kokku, et siin millegipärast ümber sinu on praegult sellist ka nagu muretsemist või ülemõtlemist või nagu piire või sa tunned, et kuidagi sind piiratakse. Aga ma tajun seda, et sa tuled sellest välja, sa lähedki nagu justkui sellesse maagienergiasse ja keegi siis selline väga küpse energiaga ka justkui märkab seda ja kuidagi soosib selliseid teemasid su elus, mis toovad sulle ka sellist materiaalset küllust, turvatunnet ja sa lood sellise tugevamat sorti vundamendi ja sul on ka julgus alustada tõesti midagi uuesti, midagi kasvama panna. Ja suhtedünaamikas siin ilmselt tuleb ka mingit laadi uus võimalus sulle, et siin on see taasühinemise energia. Kui sul on kellegiga siin mingit laadi sellist konflikte olnud või erimeelsusi, siis kuidagi siin tulevad need lahendused ja te justkui ka andestate teineteisele ja nendele mineviku teemadele. Et midagi nagu vajab lahustamist, mingid emotsioonid, mis vajavad veel natukene siis lahustamist, et sa tegeled sellega ja oma südametasandiga siis ka. Nii. Et soovin sulle siis ilusat oktoobrikuud ja loodan, et see kaardiladumine natukene suunas või aitas sind. Ühtlasi mina tänan kõiki, kes on tulnud minu kaardivideosid kuulama, vaatama siin YouTube'is ja kohtume teiega juba järgmistes videodes. Aitäh sulle!